Täna räägime ühest erilisest reisilennukist Boeing Dreamlinerist ja see lugu on heaks järjeks meie hiljutisele loole Airbus A350-st. Kui sa pole seda lugu veel näinud, vaata kindlasti enne Airbusi video ära. Asi on selles, et nende kahe lennuki Boeingu ja Airbusi vahel käib taevas justkui duell ja need mõlemad on nüüd Eesti reisijatele lendamiseks justkui käeulatuses. Poolakate LOT teeb koostööd Nordicaga ja kutsub eestlasi lendama Varssavisse, kus lendab 6 Boeing Dreamlinerit Ameerikasse, Kanadasse, Hiinasse, Koreasse ja mujale. Soomlaste Finnair on ostnud aga 7 Airbus A350 ja nendega kutsutakse eestlasi Helsingist lendama Aasia linnadesse ja mujale maailmasse. No, miks need 2 lennukit siis nii huvitavad on? Eurooplaste tehtud Airbus A350 ja see ameeriklaste Boeing Dreamliner on mõlemad väga moodsad, keskmise suurusega reisilennukid. Näiteks lennuki kere ei ole tehtud mitte alumiiniumist, vaid süsinikust polümeerist, mis on väga kerge. Lennuk võtab vähem kütust, siin on parem atmosfäär, värskem õhk, väiksem müratase ja isegi on salongi valgustus natuke ilus. Samas on nende lennukite vahel ka erinevusi. Näiteks Dreamlineris on aknad suured ja tavalise plastiksirmi asemel saab ma siin nupust reguleerida ja vajutada ja akent timmida, nii et siit tuleb vähem valgust läbi. Aga reisijad on kurtnud, et päris otsest päikesevalgust see ikkagi blokeeri ja kui ma tahan siin magada, siis see nii hea ei ole kui vana hea plastikaknakate. Oluline vahe on selles, mida lennufirmad siin pardal pakuvad. Näiteks Finnairi Airbusides lebis parda internet, mis oli üllatavalt kiire ja tegelikult isegi päris soodsa hinnaga. LOT ei ole siia Dreamlineritesse satelliitühenduse varustust paigaldanud ja nendega rääkides tundub, et nad ei näe ka seda erilise puudusena. See näitab natuke lennufirmade klassivahet. Nii et ärge igatahes siin Dreamlinerites oodake, et te saate lennu ajal Facebookis istuda. Kui te jaksate seda piletit endale lubada, siis on ka äriklassis 2 lennuki vahel erinevusi. Näiteks Finnairi Airbusis on igaüks nagu just oma mullis, samas on igal toolil ligipääs vahekäigule. Miinuseks on see, et su jalad lähevad eesistuja tooli alla. Siin Boeingu Dreamlineris on tohutult ruumi, siin on väga avar, aga jällegi miinus on see, et siit välja pääsemiseks pean ma üle teise reisija ronima, püüdes seda mitte väga segada üles võtta. LOT tegi selle Dreamlineriga ühe teist lennu Tallinnasse. Kas poleks tore, kui meie väikestest lennujaamast saaks nii moodsate lennuvahenditega sõita laia maailma? See kahjuks on unistus, aga seegi on tore reaalsus, et ainult ühe lennu kauguselt Helsingist ja Varssavist saame me lennata selliste moodsate Boeingute ja Airbusidega.